avada ja palume kõigepealt siis linnaosavanem Karmo Kuri. Tulge ka sealt nurga tagant välja ikkagi, muidu olete niimoodi peidus seal. Majast ka niimoodi rõõmsalt välja ja mulle tundub, et tegelikult ei ole vaja seda mikrofoni, et ainult siis, kui rong tuleb, et nii kõva see automüra praegu ei ole. No võib ju küsida, et kas igast niisugust väikest sildikest on vaja pidulikult avada, et pange paika ära ja las ta olla. Las inimesed avastavad. Me oleme mõelnud niimoodi, et kui meil on sellised suurepärased esinejad nagu Nõmme pärimuskooli lapsed ja noored, siis võiks ikkagi kokku tulla ja natukene pidulikumalt avada neid asju. Eriti selles võtmes, et ega me ju niisama seda ei tee. Käesoleval aastal ja juba päris kohe reedel elektriraudtee 100-aastaseks saab ja ilma selle elektriraudtee arenguta ja tulekuta Nõmme selline, nagu ta täna on, ei oleks. No lisaks sellele särtsule on siin veel ka kuhjaga innovatsiooni, on siin ju mitmeid aastakümneid viimasel ajal mõeldud, et mida nende põlevkivi tuha ahermägedega teha. No siin 1936. Aastal vist jah, kui Rahumäe jaam valmis sai, juba teati, mis tas teha. Võib ka teha põlevkivi tuhast telliseid ja üks hea näide see jaamahoone siin on, samamoodi ka Hiiu jaamahoone põlevkivi tuha tellistest on tehtud. Mul on hea meel, et olete tulnud siia kohale ja mulle tundub, et Tiit kõigepealt on väike muusika ja siis saame selle kahvli ilusti avada. Jah, teeme kõigepealt esimese muusikalise vahepala ja siis vaatame, mis seal kahvli peidub. Kodanikud reisijad, elektrirong Pääskülla väljub 3. teelt kell 23 ja 30 minutit. Kodanikud reisijad, järgmine peatus Lilleküla. Järgmine peatus Tointi. Kodanikud, ärge hüpake libedale platvormile. Järgmine peatus Järve. Järgmine peatus Rahumäe. Lugupeetud reisijad, ärge jätke oma lapsi rongi. Järgmine peatus Nõmme. Vajusin kühmu ja tegin, et magan, siis vaata kõrvale jäi. Kõrvares kuulsin siis palju häälset juttu, parem pileti davai. Kodanikud reisijad, järgmine peatus Hiiu. Kodanikud, sisenege vagunisse ja väljuge vagunist ainult uste kaudu. Kuski nõnda, et viimased rublad kontrolör endale sai. Kalasest rahast mul polnudki kahju, kaaslased
lõpetusliine kodanikud, palun kontrollida, et ei unustanud oma asju rongi. Sõitsime kolmekesi, puhusime juttu, kõik nõnda meeldivaks sai. Kohustus sai ära siis, et homme saame kokku, palju vägi ütles siis nii. Lõpppeatus Pääsküla. Elektrirongiga ja Rampara elektrirongiga, Rampara elektrirongiga, Rampara elektrirongiga, me sõitsin ka elektrirongiga. Nii, Pärimus Kaal ja Marika Maks. Ja nüüd palume siis Karmo ja Kaido Zimmermann, Eesti Raudtee. Kergitage loor sellelt salapäraselt tahvlilt. Eks siin on natukene see põhjus ka, miks me ikkagi niimoodi pidulikumalt teeme. Eks me siin linnaosa valitsuses teeme natukene poliitikat ka ja kui siin viimase paarikümne aastaga võib öelda, et Nõmmele on tulnud üks uus raudteejaam nii-öelda Mahla ja Valdeku tänava nurgale, siis eks me sooviks seda regionaalhaigla või Järvekeskuse peatust ka, et igal võimalikul hetkel kutsume ka Eesti Raudtee ja Elroni esindajad kohale, et koos midagi huvitavat teha. Kuulge, aga kuna siin on rong peal ja on ka Rahumäe jaam peal, Piret, kas sina tahaksid mõne oma vanaisa, kes oli vedurijuht, meenutuse tuua meie? Oleks sa valmis? Ole valmis, ole hea, tule. Aga ma räägiks mikrofoni, mul ei ole nii kõva hääl. Siin ääres peal, siis meil on siin kohe võib-olla midagi. Saab seda pole keele. No nii. Tuleb. Vaatame, kas hääl läheb. Kõik ka paistab. Tere rong! Nii nagu Karmo ütles, on tõepoolest juhtunud niimoodi, et minu vanaisa oli Nõmme rongijuht. Ja arvestades seda, siis ma arvan, et tal oleks hea meel, kui ta kuuleks praegu, kuidas tema lapselaps räägib natukene Nõmme rongist. Nimelt, kõigepealt ma alustaksin sellest, et millest Rahumäe nime sai. Rahumäe sai oma nime 1903. aastal avatud kalmistust, mis siin samas lähedal on. Ja seoses sellega hakkasid inimesed linnast siia kalmistule käima. Aga kuna Rahumäel ei olnud veel rongijaama, siis käidi Nõmmelt. Ja Nõmmelt oli ligi 1 kilomeeter sinna minna ja inimestel ilmselt tekkis niisugune mõte, et miks ei võiks ka Rahumäel jaam olla. Teiseks, Nikolai Van Kleen alustas oma kruntide müüki siinsamas ümbruskonnas, sellepärast, et siinsamas lähedal oli Vana-Pärnu maantee, ühesõnaga liiklussõlmed olid olemas. Ja võibki praegu arvata, et Nõmme üks kõige vanemaid maju peaks olema Kivi ja Liiva tänava nurgas. Samuti oli niisugused vanad majad ka Muru ja Kitsal tänaval. See tähendab just ühel pool raudteed, tähendab praegust raudteed ja teisel pool samuti. Elanikkond hakkas Nõmmel kasvama ja üha rohkem tekkis vajadus siis selle raudteejaama järgi, mis siis nüüd praegusel kujul ongi siin olemas. Kõik põhiandmed on siin kirjas, igaüks saab nendega tutvuda ja nendest ma ei räägiks, aga ma räägiks siis oma meenutusi. Nimelt, kui Nõmme alustas oma niisugust õitsengut ja elu, siis
esialgu olid siin ainult niisugused suvilad ja ei olnud ka tänavaid, aga 1920. aastatel oli Nõmmel välja kujunenud juba tänavavõrk. Ja nii hakati ka suvilate kõrval siis niisuguseid püsielamuid siia endale sättima. Ja Nõmmel ongi niisugune tore lugu, et päris paljud meie Eesti kultuurilooga seotud inimesed on leidnud endale Nõmmele elukohad. Ja siinsamas lähedal, seda kõike mõeldi veel Rahumäe all, kunagi tuli siia 30. aastate alguses ka Artur Atson, kes siis otsis endale kodukohta ja kodumaja. Ja ta tuli ja tal on üks väga tore luuletus, kus ta kirjutabki niimoodi, kuidas ta tuli siis endale kodu otsima. Ja kuidas siin ümbruskonnas kõik oli ainult liiv ja kanarbikk ja liiv. Ja kirjutab sellest väga ilusasti oma ühes luuletuses. Teiseks, siin samas lähedal Rahumäel, päris siin Künka otsas, elab Sili tänaval, endisel Pikal tänaval kirjanik Iiro Lember, kes on lugenud tema raamatuid. See kindlasti tunneb ära seal väga palju niisugust Nõmme teemat ja ma näitaksin teile ühte raamatut praegu. Kus on kirjutatud, miks üldse inimesed on Nõmmele tulnud ja sealhulgas siis siia Rahumäele. Ja ta kirjutab oma mälestuses. Ja kõik lõhnaski Männimetsa, Vaigu ning Kanarbiku järele ja isa ütles, et see ongi Nõmme lõhn. Ma imestasin siis, kuidas see maja küll nende suurte puude vahel ära mahub. Pärast sain teada, et mitugi suurt põlist mändi pidi den maja heaks ohverdama. Ja see raamat on siis Kuldne kaleidoskoop, kui teil kätte satub, võiksite lugeda, väga tore ja huvitav raamat. Ja teiseks, võib-olla vanem põlvkond mäletab veel, et oli niisugune kirjanik nagu Marta Sillaots. Tema elas ka Rahumäel, aga natukene eemal, ta elas Valguse tänavas ja kõik need inimesed, kes elasid sinnapoole raudteed, no sealpool oli vähem asustust, aga kõik, kes sinnapoole elasid kuni Männiku teeni, need pidasid ennast rahumäelasteks. Ja Marta Sillaots elas siis Valguse tänavas ja tema on andnud välja, siin on niisugusi nooremaid lapsi ka, väga toreda lasteraamatu, mille pealkiri on Trips, Traps, Trull ja teised. Ja tema siis kirjutab Nõmme kolmikutest, kas nad olid ka päriselt, mina arvan, et olid, kindlaid fakte ei ole, aga raamat iseenesest on tore. Ja ta kirjutab, kuidas Trips, Traps, Trull sõitsid Tallinnasse. Trips, Traps, Trulli isa nimi oli härra Vaino, ta oli õpetaja. Ta õpetab suuri poisse just Tallinna keskkoolis ja sõidab iga äripäeva hommikul elektrirongiga Nõmmelt Tallinna. Trips, Traps, Trulli ema käib ka sageli Tallinnas, kõik Nõmme elanikud käivad sageli Tallinnas. Tallinn on ju lähedal, natuke aega elektrirongiga sõita ja juba oledki kohal. Ja nüüd ta kirjeldab seda sõitu. Sõidu ajal ei juhtunud suurt midagi. Trips ja Traps vahtisid hoolega aknast välja. Kui rong seisma jäi, siis nad hüüdsid valjusti jaama nime. Kui rong jälle liikuma hakkas, siis hõiskasid nad, ära sõit. Kui ma seda raamatut lugesin, siis mulle meenuski. Nii nagu Karmo ütles, et kas on meenutusi, on küll. Sest kui ma väikese lapsena läksin Liiva kalmistul oma vanaisa hauale, siis tema lapsed ehk minu ema ja minu tädid rääkisid vanaisas lugusid. Ja siis ma saingi teada, et oli kunagi rongijuht olnud. Ja kui tema sõitis Pääsküla Tallinna liinil, siis oli niisugune lugu, et kuna minu ema ja tädid, neid oli 9 last, elasid Rahumäel Männiku teel, siis alati tuldi üsna pikka maad rongi peale, et Tallinnasse kooli sõita. Aga papa, nii nagu meil teda kodus kutsuti, oli rongi peal ja vaatas, et 2 tema tütart, üks oli hästi korralik, vanem tütar Agnes ja teine ei olnud nii korralik, kelle nimi oli Leida ja kes juhtus juhtumisi minu ema olema. Ärkas alati hiljem. Agnes oli juba väga varakult Rahumäe jaamas, siin samas ootas ilmselt, kui vihma sadas, siis oli siin sees, seal oli siis raudahi, mille juures sai käsi soojendada.
aga Leida tuli alles mööda Näituse tänavat. Ja kui papa nägi, vot näete selle sama rongiga peaaegu, millega ta sõitis selle koha peal, nägi, et ahaa, Agnes on jälle õigel ajal, siis ta natuke venitas, et kus see Leida jääb. Leida tuli aeglaselt välja, papa vihastas, ütles ära sõit, rong oli läinud, Agnes jõudis kooli, Leida ei jõudnud. Nii see lugu oli. Ja neid nad muidugi alati meenutasid ja siis see järgnev jutt oli ka üpris lõbus selle järel. Aga nii palju jah, et minu vanaisa nimi oli Aleksander Tiitre ja niimoodi tema siis sõitis seda vahet. Aga kui nüüd vaadata seda jaam püsib oma koha peal, aga jaam ei ole mitte midagi väärt, kui tema ümber ei ole inimesi. Ja ma paari sõnaga ütleksin oma lapsepõlve mälestusest, mis siin oli, kindlasti paljudel on oma mälestused. Aga mina alustaksin sealt, sellepärast, et hiljem, kui ma elasin Vabaduspuiestee number 5, siis sai ka hästi palju siin rongiga sõidetud linna. Ja kõigepealt, kui sealt alustada, siis seal oli raudteepood. Raudteepood küll nimetati seal, aga no Rahumäepood, kus oli siis leiba ja kõike muud müüa. Aga see sama maja, mis nüüd on siin nurga peal ilusasti korda tehtud, niisugune kollane. Ma mäletan, et sellel oli üks torn. Ja mind pani alati imestama üks asi, et tollel ajal oli niisugune lugu, et oli hästi palju heinelaudu. Ja kui inimesed tulid töölt, siis mis seal nüüd salata, tihtipeale tehti ka ühed väikesed niisugused, kuidas ma ütlen, tervisejoogid. Ennem kui koju mindi ja vahel jõuti üsna hilja koju. Aga Vabaduspuiestee 5 elas meil seal kuuris üks mees, kelle nimi oli Villu. Villul koera ei olnud, aga Villul oli siga. Ja see siga oli nii truu loom, et tema käis Villuga kogu aeg vot siin samas selles heinelauas ja istus laua all ja kui Villu arvas, et nüüd on vaja koju minna, siga läks ees ja Villu läks järele. Niimoodi. Selle Villuga oli siis sellised lõbusad lood. Ja kui nüüd jälle minna edasi, siis oli seal, kus praegusel juhul on, kus inimene praegu läheb üle, seal oli raudtee ülesõit, mis pandi kinni 1970. Aga enne seda oli seal paremat kätt üks niisugune pisikene putka. Niimoodi öeldigi, raudteeputka. Ja see oli hästi väike, seal sees istus inimene, kes lasi kogu aeg neid tõkkepuid alla. Ja loomulikult mitte elektriga, vaid olid vändad. Niimoodi sedapidi oli, kui läks alla ja teispidi oli, kui tõusis. Ja kuna rongid käisid hästi tihti, siis sellel inimesel oli päev läbi kõvasti tööd. Mina juhuslikult tundsin seda inimest, tema nimi oli Olga Gupta ja tema elas Tähe tänavas. Nii et tema töötas siin ja Hiiu jaamas ka ja vahel, kui oli kangesti külm, siis sai tema juures juttu käia ajamas. Aga nüüd see koht, kus on lillepood ja natuke siiapoole, seal oli üks vana kuur ja tollel ajal oli küttega hästi raske Nõmmel ja seal müüdi briketti ja seal müüdi niimoodi briketti, et läksid, võtsid koti täie ja sõitsid jälle koju, aga muidugi millega sõitsid, kelguga sõitsid. Kelgu peale pandi see suur briketti kott ja mindi siis koju, sai jälle kütta paar nädalat kui sedagi. Ma mäletan, et ma kohutavalt häbenesin, minu meelest ma olin kuskil niimoodi 12-13, mine selle briketti kotiga, äkki mõni poiss tuleb veel vastu. See oli õudne häbi minu meelest siis. Kui nüüd minna natukene siiapoole, siis siin üle tee, üle raudtee on üks suur maja ja selles oli kunagi, kas ka 1903 või kuskil niimoodi sellest ajast oli Pöölau trükikoda ja see trükikoda suleti alles 1940 teatud põhjustel muidugi, aga siin trükiti siis Eesti esimesed margid, mida sai kirja peale panna ja muid kaarte ja niisuguseid postivärke. Ja kui nüüd jälle sinna linna poole minna, siis seal on viadukt. Ma vabandan, aga tuul on käinud läbi. Ja see viadukt ehitati 1914 ja siis ta oli puidust. Aga see puidust, ma vabandan veel kord. Ja
ja siis seal käis alt ainult üks raudteerööpapaar, aga hiljem 1927 ehitati siis praegune. Ei saagi enam neid toredaid lugusid edasi rääkida, aga seal teisel pool raudteed oli üks suur rändrahv, kes mäletab. Praegugi, aga sinna peale oli kirjutatud, kas keegi mäletab, mis sõna? Kõmm, väga õige. Kes seda kirjutas, ei mäleta, aga võib-olla on praegu ka veel, minu teada. Vot nii, igal juhul meenutada on palju, aga need on siis ühed niisugused väikesed tüdruku mälestused ja ütlen seda, et see Rahumäe jaam on minu jaoks olnud väga kallis läbi minu vanaisa. Aitäh! Läbi minu vanaisa mälestuste või õigemini nende mälestuste, millest on rääkinud tema lapsed ja minu enda omad ka. Nii et palju õnne sulle, Rahumäe jaam, ja meile kõigile ka, et me täna siin oleme ja et see elektrirong meid alati siit mööda sõidutab, kui me läheme linna nagu trips, traps ja trull. Kõike head teile! No nii, armas rahvas, et Piret Loidet me saame kuulata veel 20. reedel siis Nõmme jaamas, Nõmme muuseumis, kus elektriraudtee 100. aastapäeva pidustustega seoses toimuvad meil suuremad üritused. Aga nüüd naudime veel Nõmme pärimuskooli. Ma arvan, et see elektriraudtee võis ka üks suur unistus olla. Me laulame selle, et oleks minu olemine. See laul on küll pärit Siberist, Siberi eestlast. Aeg läheb, aga õnn ei kao.
aitäh Pärimuskool. Ja nagu öeldi juba, et mis oleks jaam ilma inimesteta, selle jaama inimesed on ilma midagi palumata, midagi küsimata küpsetanud toreda koogi. Pärimuskool saab oma palga kätte ja kõik teised on samuti oodatud. Ma tahaksin nii palju öelda, et Eesti Raudtee 100 aastat, aga mängujaam saab see aasta 20 aastat juba vanaks, nii et 1/5. Koogiküpsetaja. Palun!